Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna me räägime natukene aastast 2022. Nimelt, kui 2021 oli härja-aasta, siis oma olemuselt härg on selline aeglane ja rahulik ja energeetilises plaanis ja ka füüsilises plaanis taustal, mis meil toimus terve aasta, millest me oleme rääkinud, siis toimus tegelikult maa üleskündmine ehk pinnase ettevalmistamine millegiks. Ja hea uudis on see, et maailma mastaabis on nüüd kõik ettevalmistused tehtud. Ja täna on siis meil käes juba tiigri aasta ja tiiger oma olemuselt on selline kiire, paindlik ja 2022 saabki olema sellise kiire transformatsiooni aasta, täis avalikustamist ja asjade kiiret muutumist. Ja selleks, et selle kõigega emotsionaalselt toime tulla, me vajame kõikvõimalikke vaimseid abivahendeid selleks, et olla oma keskmes ja olla rahus, tasakaalus. Sest need, kes me oleme siia praegu planeedile Maa kehastunud, me oleme kehastunud just selleks ajaks. Ja me oleme kehastunud sellepärast, et me oleme tõelised valguse sõdalased. Ja see, mis me peame tegema, on see, et seisma uhkelt oma väes ja jätkama inimkonna teenimist parimal võimalikul moel. Ja selleks, et seda tasakaalu saada ja oma selles täies väes olla, siis soovitus on selline, et ole maksimaalselt viibi värskes õhus, kui vähegi saad. Ole iseendaga. Ole üksi. Ja ole leebe iseenda vastu. Mis iganes sa läbi koged. Ja samas, kui sa oled enda keskmes, siis veeda kindlasti ka aega oma lähedaste ja sõpradega, oma perega. Ja samas luba nendel suhetel, mis enam ei toimi sinu elus, lõppeda ja lase nendest lahti. Sest on hästi oluline vabastada kõik see sinust, mis eemaldab sind sinu enda sisemisest tarkusest. Ja sisemise tarkusega saad sa ühenduda nii nagu alati. See on olnud läbi meditatsiooni, palve, jooga näiteks, erinevate vaimsete praktikate ja looduses viibimise. Ja järjest enam püüa viibida hetkes. Ja ära püüa lükata või tõmmata asjade käiku, vaid luba kõigel olla voolamises ja ka iseendal olla voolamises. Ja liigu kerguse ja rõõmuga sinna, kuhu sind täpselt juhitakse. See tähendab seda, et me peame ka regulaarselt ennast maandama, selleks, et seda kõike suuta ja olla selles enda keskmes ja oma väes. Ja nii nagu mina olen rääkinud vähemalt aastast 2009 seda, et me peame iga päev tegelema energiavälja puhastamisega, oma vibratsiooni tõstmisega. Ja sellele aitab kaasa puhta orgaanilise toidu söömine ja puhta vee joomine. Ja see tähendab seda, et mitte juua kraanivett, vaid kui võimalik, siis puhast allika või kaevuvett. Ja lisa kindlasti oma praktikasse nii reiki kui ka kristallid ja kõrged sagedused, mida need mõlemad endas ka kannavad. Ja kui sa looduses viibid, siis suhtle teadlikult loodusega. Märka detaile enda ümber ja ka enda sees. Ja märka kõike seda, mida sa tunned. Ja seda, kuidas mingid asjad ja inimesed panevad sind ennast tundma. Nii füüsiliselt, kui emotsionaalselt, kui ka energeetiliselt.
sa võid tunda erinevate inimeste või inimeste juuresolekul ja olukordades, erinevates kohas, füüsiliselt metsas või kodus kuskil punktis viibides erinevaid aistinguid. Sa võid tunda surinaid, torkeid, soojust, külmust, pulseerimist, siukest sipelgaid või nagu jäsemete ärasuremise tunnet. Kõike sellist asja, mis näitab seda, et sa oled palju rohkemat kui ainult oma füüsiline keha. Ja kogu selle kiiruse, selle tiigriaasta kiiruse juures on meie ülesanne aeglustuda ja lihtsalt olla. Ja kõige tähtsam, olla tänulik selle kõige eest. Nii et ilusat tiigriaastat meile kõigile, kogu inimkonnale ja loodame, et need muutused saavad olema kiired ja valutud, aga kindlasti saavad nad olema huvitavad. Et mina täna sellega lõpetan ja kohtume juba jälle Valguse kanalil.